Tere kõigile! Üks inimese iseloomustavaid omadusi on see, et inimeses on olemas uudishimu. Inimene tahab teada ja aru saada. Ja arusaamine ja teadmine on suunatud kahte poolde. Üks on selline suunamine nagu väljapoole. Saad aru, mis maailmas toimub, mismoodi on rakk ehitatud, mis on kosmoses. Ja teine selline teadmine on suunamine sissepoole. Ehk nii nagu juba Goethe ütles, et otsige iseendas ja te leiate kõik, on võimalik uurida ka iseennast. Millest ma koosnen? Kas ma olen ainult molekulide aatomite kimp, mis on selles ruumipunktis siin ootamatult kokku saanud, või olen ma midagi enamat? Ja hästi sümboolne mõlemas uuringu suunas oli aasta 1969. See oli aasta, mil inimkond vallutas nii-öelda piltlikult kuu, kuigi vallutus on nagu palju ütelda, aga inimesed jõudsid nii-öelda väliskosmosest maalt kaugemale. Ja sama aasta on väga sümboolne ka psühholoogia ehk inimese sisemaailma uurimise valdkonnas. See on aasta, kus ilmus esimene transpersonaalse psühholoogia teemalise ajakirja esimene number. Ehk teiste sõnadega, ühel aastal laienes inimese teadvus nii endast väljapoole kui ka sissepoole. Ja kui me pöördume nii-öelda selle ametliku teaduse ja väljapoole poolt rohkem sissepoole, siis ka siin on tehtud ära hästi suurt tööd. Ja üks selline teadlane, kellest ma tahan teile täna rääkida, on Roberto Assagioli, itaallane, kelle tööd on järjest rohkem ja rohkem tunnustust leidnud. Tema on siis inimene, kes on uurinud nii-öelda inimese sisemist kaarti, millest inimene koosneb. Inimest ja tema sisemaailma on võimalik kirjeldada mitut moodi. Ja Roberto Assagioli on välja toonud 4 sellist erinevat võimalust. Esimene võimalus on kirjeldada inimese sisemaailma nii-öelda teadvuse ja alateadvuse funktsioonidena. Ja millest siis koosneb teadvus, millest koosneb alateadvus, kuna ka mõlemad on tunduvalt sügavamad mõisted. Teine võimalus on inimest kirjeldada psühholoogiliste funktsioonide kaudu. Ja ka sellest me täna natuke räägime, mõtlemine, tundmine, intuitsioon. Kolmas võimalus inimese kirjeldamiseks on inimese nõndanimetatud rollide kaudu. Et kes me oleme, et mõnes olukorras oleme ohver, mõnes olukorras oleme kritiseerija, mõnes olukorras oleme vanem, lapsevanem, mõnes olukorras oleme alluv. Erinevate rollidega ja rolliteooriatega on psühholoogia väga põhjalikult tegelenud ja selles me pikemalt ei peatu. Ja 4. võimalus on inimest kirjeldada astmeliselt, ehk siis keha, tunded, mõistus, intuitsioon. Ja sellel põhineb ka päris palju teooriaid. Aga täna eelkõige räägin ma sellisest esimesest teooriast ehk teadvusest ja alateadvusest. Roberto Assagioli on loonud sellise huvitava teooria, mille üldnimetus on psühhosüntees. Et kõigepealt, mis asi on üldse süntees? Süntees on millegi uue loomine seniste struktuurielementide kokkupaneku korral. Ja sellel on täiesti uus ja teine kvaliteet. Et nagu asja lihtsustada, võtame näiteks sellised keemilised elemendid nagu vesinik, mis on äärmiselt mürgine inimesele, ja hapnik, mis samuti puhtal kujul on mürgine. Ja kui need kokku sünteesida, siis tuleb vesi, mis on täiesti uus kategooria ja midagi täiesti erinevat kumbastki elemendist. Ja samamoodi psühhosünteesis on olemas selline alustees, et inimeses on olemas vastand kvaliteedid. Et kui me ütleme, me oleme rõõmus, siis on mees ka sees kurbus. Kui me oleme ka vihane, siis me oleme ka vastupidi. Armastuses teinekord. Ja psühhosünteesi mõte on kõik need elemendid kokku sünteesida, et inimene saavutaks täielikult iseendaks olemise kõrgema kvaliteedini jõudmise. Ja selleks, et neid elemente kokku sünteesida, on loomulikult vaja neid kõigepealt teada. Ja täna ma räägingi teile siis teadvusest, alateadvusest, millised elemendid seal on. Assagioli oli hästi huvitav selle poolest, et ta ei jaganud lihtsalt inimese psüühikat teadvuseks, alateadvuseks, vaid ka alateadvuse jagas ta 3 osasse. Keskmine alateadvus, madalam alateadvus ja kõrgem alateadvus.
Ja alustaks täna kõigepealt keskmisest alateadvusest. Mis asi see on? Keskmine alateadvus on, võib öelda lühidalt see, mis meil parasjagu ei ole mõtetes ega teadvuses, aga millele meil on väga hea ja lihtne ligipääs. Ehk piltlikult. Esitame küsimuse, saame kohe vastuse. Või palju on 10 korda 9? Me kõik teame, et see on 90, aga väike laps peab seda hakkama arvutama. Et need on sellised terviklikud struktuurid, mis meil on olemas keskmises alateadvuses ja millele on kohe ligipääs olemas. Ehk nõnda nimetatud kahesuunaline liiklus. Aga samas, kui ma esitan natuke keerulise küsimuse, mida kuulaja tegi 3. klassis olles 5. koolipäeval, siis seda ta tõenäoliselt ei mäleta, sest see on juba tunduvalt sügavama alateadvuses. Keskmise alateadvuse kohta võib öelda, et see on just nagu ooteruum. Et see on see koht, kus saab kõike kohe teadvusesse võtta või vastupidi, lükatakse seal mingeid ebamugavaid, ebameeldivaid teemasid sügavamale alateadvusesse. Ja sellest ka natukese pärast räägime, hirmud, vihad, foobiad, mida me teadvusesse lasta ei taha, siis neid pushime sealt kogu aeg kaugemale. Ta on ka sarnane sellise Freudi nõndanimetatud eelteadvusega, kust on suhteliselt lihtne kogu informatsiooni kätte saada. Ja lisaks on siin sellised, nimetame, komplekssed käitumis- ja liikumissüsteemid. Näiteks kui me läheme trepist alla, kuidas see toimub? Seal toimub ju sadade lihaste väga selge koostöö. Ja kui me peaksime iga liigutuse juures täpselt mõtlema, kuidas seda teha, siis oleks meil tunduvalt raske sedasi tegutseda. Aga kuna see on meil keskmises alateadvuses, on terviklik süsteem ja struktuur, siis ta käivitub ja me ei pea selle peale absoluutselt üldse mõtlema. Ja keskmise alateadvuse kohta võib öelda ka seda, et ta on hästi selgelt seotud meie teadlike tegevustega. Ja seda ei saa öelda ei madalama ega kõrgema alateadvuse kohta. Aga keskmise alateadvuse juurest liigume nüüd siin keskmise alateadvuse sees oleva ühe ala juurde. Võiks öelda, on olemas nõndanimetatud teadvuse väli ehk teadvuse valdkond. Teatavasti meil on olemas veel ka teadvuse kese. See, kes parasjagu jälgib, mis nagu teadvuses jookseb, mis nagu toimub. Et teadvuses võivad olla mitmed asjad. Võivad olla meie mõtted, võivad olla tunded, aistingud. Et küsimus on selles, kuhu kohta oma teadvuse hetkel suunata. Et näiteks praegusel hetkel mina suunan oma teadvuse kaamerale ja ma näen seda kaamerat, mis minu ees on. Teisel hetkel, kui ma loen raamatut, suunan oma teadvuse nendele sõnadele. 3. hetkel võin suunata mingile värvile. Ja kohe peab ütlema seda, et teadvuse väljas, see on selline nagu jooksev voog, seal kogu aeg muutub, mitte midagi ei püsi, aga seal on korraga ainult üks asi. Et kui keegi ütleb, tal on teadvuses 2 asja korraga, siis ma ei saa sellega kuidagi nõustuda ja seda kinnitavad ka psühholoogiakatsed. On võimalik, et inimene hästi kiirelt liigutab oma teadvust ühelt asjalt teisele, aga 2 asja ühe korraga näha ei saa. On võimalik, et üks on taustaks automaatse käitumismustrina, näiteks autosõit, ja me mõtleme midagi muud. Aga sellisel hetkel meie tähelepanu ei ole teadvustatult autosõidul. Nii et on olemas selline asi nagu teadvuse väli, see, mis meie teadvusest läbi jookseb. Peale teadvuse välja on olemas ka selline teadvuse kese ehk teadlik mina, kes seda kõike jälgib. Ja kui tavainimeses on nii, et tal lihtsalt jookseb teadvusest kõik see läbi, mis parasjagu jookseb, ja ta isegi ei teadvusta seda, et ta seda jälgib, siis koos inimese arenguga kaasneb see, et ta suudab jälgida oma mõtteid, tundeid, aistinguid. Ja loomulikult eristada oma mõtteid ja tundeid. Et tihti inimene ütleb oma tunde kohta mõte või mõtleb, et see on tal tunne. Ja mõtte ja tunde eristamine on esimene selline asi, mis on vaja selgeks endale teha. Selle teadliku mina kohta võib öelda, et ta ei ole mingil juhul see kogemus. See, mida me kogeme, näeme, tunneme, vaatleme. Vaid ta on see vaatleja, kes vaatleb seda kogemust. Jälgib seda. Et see on see, et kui ma nagu jälgin iseennast. Muide, hästi huvitav on see, et kui me vaatame minevikku, mis kohtasid me eriti hästi nagu mäletame oma minevikust. Ja selle kohta ütleb Gurdjieff, et me mäletame neid kohti, kus me elus teame, et mina olin just siin. Et näed, et mina olen siin, mina teen praegu seda asja. Mina nüüd olen jõudnud siia.
et kui ma näiteks ise oma lapsepõlve meenutan, siis tuleb meelde, kus ma pikali olin ükskord patja üles viskasin ja mõtlesin, näe, Alar, mina olengi praegult täpselt siin. Ja need kohad, kus me iseennast ei mäleta, kaovad paraku ära. Ja nagu ka Gurdjiev ütleb, see iseenda mäletamine on üks päris keeruline tegevus. Sest see eeldab ühte sellist Assagioli poolt välja toodud terminit, mida ta nimetab tahe. Ehk selle teadliku mina juures ongi kaks aspekti. Üks on see nii-öelda teadlikkus ja teine on tahe. Sest tahtega me saame oma teadlikkust suunata kas ühes või teises suunas.